Very low, but different jazz, very low. Lucas. Hommikul maadlus tehtud. Nüüd lähme vaatame, otsime midagi süüa. Siin on jälle korralik tempo olnud, esmaspäev 2 trenni, eile 2 trenni, täna hommikul 1, täna õhtu puhkame, sest homme ja reedel jälle 2 ja laupäev 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1. Homme hommikul on spar ka, nii et sellepärast on vaja täna natuke puhata, võib teeb õhtul kerge venituse, väike mobility, natuke õlaharjutusi, õlg on natukene mind häirinud siin, aga praegu suundume sööma. Rool on nii kuum, et sa hoida ka. Crazy. Paikalik all. Sa näed seda, kuidas nad nagu trenni teevad. Kui ma nüüd oma tempo panen kõvasti teema, mis siis saab vaata. Söömine tehtud, toit oli väga hea. Võtsin baby shrimp quesadilla. Aga kui ära maksime, siis me ei jätnud teenindajale tippi ja ta nägu oli väga hapu peale seda. See tipi teema Ameerikas on ikkagi crazy ja kogu aeg igal pool tuleb mingid lisamaksud ja tipid ja värgid ja julm nagu hind tuleb juurde kogu aeg, et veits kopp ees selles. Eestis on asi lihtsam, aga praegu läheme Targetisse, ma pean Jetele vaatama mingeid asju ja siis ostame ka midagi head ja paremat, nagu näiteks juua. No nii, väike tuur teile siis Ameerika Targetis, mis valikud kõik siin on, erinevad siirojoogid, värgid, särgid, terve pikk rivi siin, mingid 7-upid, kokad, Pepsid, Diet, Pepsi Max, kõik valikud olemas, siit läheb energiajookide vahe, korralik rivi, Celsius väga populaarne siin ja siis erinevad proteiinijoogid siin ja siis on Gatorade'e julmas kogusus. Nagu ikka kõik, mingid siuksed pakid, 12 tükki pakis ja nii edasi. Ja järgmine siuke vahe on siis krõpsu vahe ja siin igast mingid snäkid nagu veel, aga krõpsud, jälle kõike, mis suudate ette kujutada. Doritosed, maitseb, mida meil isegi ei ole Eestis. Siin veel mingid nachod, erinevad krõpsud. Üks asi, mis on cool, on see, et pakid on suht täis, nagu mingid pakid, mis me oleme katsunud nagu veel, on räme täis, nagu näiteks. No näete, siiamaani täis, mitte nagu Eestis, pool õhku, pool asju täis ja muidugi ka mingid kasmed. Sükst asju pole Eestis. Ma mõtle, kui head need üldse on ka, aga siiski midagi uut. French onion tipp. Ja muidugi ka hommiku helveste rivi vahe. Ka kõike, mis suud ette kujutada.
Täiesti pullis. Cinnamon Toast Crunch on suht same, mis Siniminis meil Eestis, nii et jah, aga retsit valikut ikka. Ja näitan teile ühe vahe veel siis, küpsiste vahe. Oreo pigem on siin teema. Siin veel igasuguseid. Praegu on mingi uus. Tundub mõnus keemia. Aga terve vahe täis küpsised siin. Florida päike on korrakult peale hakanud. Mõnusalt pruun juba. Aga Targetist käidud. Ostsin igast riideid värki Jetele. Näitan teile ühte asja. Ops! Hea müts Jetele. Kaitseb tal tagant mulletit ja kukalt. Meil siin suvel plaanis teha üks korralik perereis Maltale, nii et seal ta saab basseinis hullata ja möllata, nii et mütsi vaja suvi tulemas nii või naa, nii et peab päikse ees kaitsma. Aga endale ostsin Targetist paar asja, ühe Celsiuse energiajoogi, see oli päris hea, siis võtsin ka homseks hommikuks endale väikse, nagu ikka, Gatorade'i. Võtsin ka ühe proteiini-shake'i, ma olen suht vähe siin, ma ise valgupulbrit kaasa võtnud ja ma olen suht vähe joonud valgushake'e, aga väga äge on näha, et teil on huvi vlogide vastu ja jätate kommentaare ja vastate ja möllate, nii et päris pull. Vastan ka mõnele küsimusele pikemalt, mis eelmise vlogi alla pandi. Mis sa arvad, palju sul õppida on veel ja kas õpitu jääb kergelt külge? Ma ütlen niimoodi, et õppida on meeletult palju. Fight sport on täpselt selline asi, et ükskõik kui palju sa teed, alati on veel õppida, alati on veel midagi juurde saada kuskilt, et seda infot on nii palju ja sa ei suuda kõike nii või ära õppida, nii et õppida on palju, aga kas õpitu jääb kergelt külge, siis nii ja naa. Mingid asjad ilmselgelt saad nagu kiiremini aru, jäävad paremini külge, aga mingid asjad ilmselgelt peab rohkem vajavad ülekordamist, mis on nagu loogiline, et võib-olla lihtsam strikingu mõttes ma saan väga palju lihtsamini mingitest asjadest aru ja võib-olla siis maasvõitluses ma saan asjadest aru, aga mul on vaja neid rohkem läbi teha, et mulle reaalselt külge jääks, et ma suudaksin neid reaalselt siis drilli olukorras või siis fighti olukorras reaalselt kasutada. Terve maja peale kõige õudsam koht on see laud. See varustus, mis siin kuivab, on lihtsalt kohutav. Isegi väljas on tunda seda higiaisu. Aga praegu lähme ratastega paarutama. Come on. See on ikka pullid need mäed süksed. On jah, ägedad majad on tõesti. Terve rajoon on sellised väiksed majad. Just. Ja mõne siukse täitsa tavalise maja ees on Ferru, see on väga rets. Kristjan ka, come on! Na-na-na-na-na, it's the one and only DLG. Stop dog! Näitan teile ka, vaadake, silt tõuseb ülesse, kes ei ole näinud. Hollandis on ka selliseid asju päris palju, olen seal näinud. Ka ilus siuke väike veekoguke siin. Oot nii. Jalutan just korra poodi, ostan endale juua. Kell on 2:30 ja 1,5 tunni pärast hakkab juba teine trenn. Hommikul oli siis sparring, 5x5 MMA väikeste kinnastega ja 2x5 grappling. Täna õhtul MMA, homme hommikul grappling, homme õhtul teen jõu, laupäev väike süka vastupidavustrenn ja siis esmaspäev saame teha full päeva 2 trenni, strikingut ja grapplingut natukene. Ja teisipäeva hommikul hakkame tagasi lendama ja kolmapäeva hommikul oleme Eestis. Ja tuli veel meelde, et vaadake kõik mu Buffy Docs sarja, mida siis tehti alates jaanuarikuust kuni rajuni ja rajupäev seal sees ja fight kõik sees seal, nii et tšekkake kindlasti seda.
esimene osa on väljas ja arvatavasti, kui see vlog tuleb välja, siis on juba teine osa ka väljas. Ja kokku on 3 osa, nii et vaadake Puffi YouTube'ist ja Mikey TV YouTube'ist siis Puffi Docs sarja. Come on! Headbutt! On reede ja kõik trennid on tehtud tänaseks. Homme hommikul veel kell 10 vastupidavustrenni ehk siis soojaks jooks, koti peal väike ground and pound ja siis on finish nädalaga. Väga raske nädal on olnud, mega raske tõesti. Täiesti süsin olla nagu juba terve nädal siin loistanud korrakult jalgu, aga praegu lõpetasin just jõutrenni ja tulin bensukast läbi. Ei kinni nüüd. Tulin bensukast läbi ja ma olen ammu otsinud juba Ghost 7-Upi. Ma tegin purgi lahti, et ma ei peaks siin rabistama videos, aga esimene emotsioon lõhnad nagu 7-Up täpselt. Täpselt nagu 7-Up, nii et bänger. Aga jaa, ma võõra mainisin, siis terve nädal on mega raske loistanud siin terve nädal jalgu, et saada hakkama nädala lõpuni ja ei ole lihtne tõesti, et keha on väsinud, õlad valutavad, põlved valutavad, selg valutab, aga ma lihtsalt tunnen, et praegu on see etapp, kus tuleb suruda, tuleb anda kuuma, tuleb kannatada ja seda ma ka teen, et nüüd meil ongi ainult kahjuks esmaspäev veel jäänud ja teisipäev hakkame tagasi lendama, kolmapäeval oleme kodus, nii et selles mõttes ongi treeninglaager tegelikult läbi, põhimõtteliselt ainult esmaspäev veel, nii et jah, kurb, muidugi tore koju minna, aga samas ka väga-väga kurb, et see jälle läbi on. Aga nagu ma korra mainisin, tuleb tööd teha veel rohkem, et saaks tulla siia tagasi. Nii et come on! Oli ka üks küsimus, et kas oled kunagi mõelnud või plaaninud minna ka Rootsi All-Star klubisse treenima, kus on treeninud ka sellised kõvad nimed nagu Hando Chimaev ja Alexander Gustafsson. Siis ikka olen mõelnud, et ma olen kogu aeg saanud neid kohti nii palju, kuhu minna, kuhu tahaks minna, et ei taha ka olla see vend, kes jookseb ringi igal pool, käib siin, käib seal, kuskil ta nagu ei võeta omaks, et samamoodi olen ka mõelnud, võiks minna Brasiiliasse fighting nerdidesse trenni tegema või Brasiiliasse shootboxingusse minna, kus on Charles Oliveira. Ma ütlen, lõpuks neid kohti on nii palju ja lõpuks tuleb valida mingi koht, kus sa käid ja ma ise olen väga tugevalt seda usku, et sa käid nagu ühes kohas pidevalt ja lõpuks sa saad nendega väga omaks, nad võtavad sind omaks, nad hoiavad sind, leiavad sulle võib-olla mingid variantega ja nii edasi, et kui ma tegin kickboxis, ma käisin väga palju Hollandis Voss Gymis, lõpuks sain väga palju fighte nende kaudu, enda treeneri François Lubersi kaudu ja siiani saan taga mega hästi läbi ja nüüd
siis MMA-s ma käisin pikalt Hispaanias, kuna mul oli Hispaania treener seal ja praegu oleme 2 korda käinud Ameerikas ja oligi just, et täna oli meil viimane trenn hommikul ja treener Sean Sorianole ütlesime ka, et aitäh sulle, et et me oleme mega tänulik kõige eest, ütles, et ai mehed, et ärge muretsege, et see on teie saal nüüd, see on, et te olete osa perest nüüd ja tulge tagasi, me ootame teid räigelt, et väga kahju, et te peate juba ära minema, et ongi, et siuke väga palju tähendab siuke vastuvõtt ja siuke omaksvõtt treenerite poolt, et ma ütlen, et see ju saal on täis staare ja 2 poissi Eestist, nad võtavad meid nii omaks ja ütlevad, et kuule, et te olete pere, tulge tagasi, millal tahate, et see on teie saal nüüd, see on teie kodu umbes, siis see ikka tähendab väga palju ja teeb südame soojaks täitsa, nii et jaa, aga ongi kämp tehtud, täna hommikul oli viimane trenn siis striking, MMA, grapplingut natuke lõppu ja ütleme nii, et olen valmis koju minema, et keha on väsinud, väga väsinud, kõik kohad valutavad, kõik kohad vajavad natuke, keha vajab puhkust, keha vajab pausi. Et ma tean ennast, ma lähen koju, mul trennituhin on jälle nii suur, et ma ei taha pausi võtta, aga peab võtma, et juba õnneks panin reedeks endale massaaži paika ja valmis pere nägema, valmis kodus olema. Suvi tuleb tihe, väga palju on kodus teha, nii et jaa. Mis siin ikka muud, et tõesti, Ameerika laager oli see, mis ootasin, oli see, mis lootsin jälle ja juba väiksed plaanid, et enne järgmist raju tuleb tagasi tulla, nii et selleks korraks siis Ameerika vlogid tehtud. Aitäh teile vaatamast, aitäh kuulamast, aitäh kaasa elamast. Ja nagu ikka, lükka like, lükka subscribe. Kui siin miski häirib, jäta kommentaarisse, kui miski meeldib, kirjuta. Ja ongi nii. Näeme järgmine kord. Come on!